Me näeme tänast maailma, vastates küsimusele, miks inimesel on vaja Jumalat. Me näeme tänases maailmas, kuhu inimene ilma Jumalata jõudnud on. Siis ma ütleksin niimoodi, et see on üks kõige pimedamaid aegu praegu selles ajatsüklis. Me ju pühakirjast lugedes loeme tihti seal ütlemist, et kuni aegade lõpuni. Ehk aeg on tsükliline. Ta algab ja ta lõppeb. See särasilmne, naiivne progressiusk, see on viinud meid sügavasse hingelisse ummikusse. Kui me tuleme õigeusu kirikusse, Ida kirikusse, siis meie jaoks on olemas ka äraarvamatu, äramõõtmatu, tajumatu, tunnetamatu reaalsus, tõelisus. Ehk meie näeme oma enda elu ja oma käitumist, siis ütleme niimoodi pateetiliselt jumalikus valguses. Ehk aegade ülestes seadmistes. Nende vastu eksides jõuame me väga kiiresti ummikusse. Kui nüüd vaatame siis viimase aastakümnetega seal eelmise sajandi teisest poolest on hüppeliselt ja katastroofiliselt kasvanud psüühiliste häiretega ja ka psühhiaatriliste häiretega inimeste hulk. Sellepärast, et neil puudub võimalus tulla pihile, saada vaimulikult nõu juhatust just selles aegade üleses perspektiivis. Ja kui see ära kaob, siis inimene ise neid probleeme lahendada ei suuda. Ja sellepärast inimene vajabki Jumalat. Et näha oma elu mõtet, ütleks siis võib-olla väga nii pateetiliselt. Mulle kunagi üks minu eksitaja ütles niimoodi, et ega mees ei ole siia ilma asjale tulnud kükitama. Ta peab midagi tegema ka. Kas ta peab siis tegema seda, et tal peab olema ilus naine ja palju raha ja uhke auto ja kuhu ta sellega sõidab siis. Ma olen matnud mitusada inimest ära ja ühelgi kirstul ma ei ole ühtegi taskut näinud. Midagi kaasa võtta ei saa. Ja siukene tänapäeva irvhammaste ütlemine on selline, et elu on teekond sünnitusmajast surnu kuuri. Ehk füüsiline elu iseenesest tundub olema absurdne. Milleks? Me elame nagu biomass. Sünnime, vegeteerime, ehk toimetame oma füüsilise eksistentsi nimel ja siis me kaome. Kas inimene, kellel on hingi antud rohkem tajuda kui ülejäänud loodul, on siis ainult selleks või? Minu arust küll mitte. Ja kui me keskendume ainult sellele ainelisele maailmale, sellele, nagu meile tänapäeval ikka väga püütakse selgeks teha, et me peame olema edukad. Selles mõttes, et saame järjest paremini hakkama endaga, aga füüsilises maailmas. See viib meid kaugele jumalikust aegade ülesest perspektiivist. Meil ei ole enam võimalust näha oma ligemest teist inimest. Teda armastada, teda teenida, sest me peame olema ise edukad. Ja täna me elame sellises küünilises maailmas. Tahate või mitte, ta nii on praegu. Ja kirik, meie ütleme selle kohta kreekakeelse sõnaga eklesia, ehk need inimesed, kes ise omal tahtel tulevad kokku Jumala teenimiseks. See on selleks ja see on vaja regulaarselt, sest meie loodud maailmas oleme allutatud pidevalt selle maailma kiusatustele. Ja me teame ju ise, kui me oleme midagi ka head saavutanud, ma mõtlen vaimses mõttes, ja jätame selle sinna paika, siis järgmine hetk ja mõne aja pärast me märkame, et me ei mäleta enam sellest midagi. Sellepärast on vaja tulla ja pidevalt uuendada ennast selles usus. Seda õigeusu kirik sõna otseses mõttes pakub või annab.
Sest igal liturgial pühitseme me tänusööma aega ja uuesti ühineme Jumalaga, tema füüsilisel kujul. Sest kõik Jumala teenistused algavad meil ka kodused palved, hakkavad palvest taevase kuninga poole, Jeesuse Kristuse poole. Ja me ütleme niimoodi, et taevane kuningas, sa trööstija, sa tõevaim, kes sa kõikjal oled ja kõike täidad. Tule ja ela meie sees, sa headuste allikas. Puhasta meid kõigist pahedest ja päästa meie hinged. Ihu on nagunii surelik, aga hinge päästa. Kas me müüme oma hinge selle maailma ahvatlustele, anname ära mõnede tühiste maiste väärtuste eest, mis nagunii kõik pudenevad sõrmede vahelt, või siis me pühendame oma elu sellele ajatule eesmärgile ja tehes seda siin, sellega tunnistust andes, et me ka teenime oma ligemest, näeme tema häda ja õnnetust, oleme tal abiks. See on kõik raske ja pikk teekond, lihtsam on seda eitada ja sellepärast käib rahvas ka kirikust täna mööda. Sisse tulla paljud ei julge. Siin samas lähedal elab inimene, kes nii tore inimene, aga kiriku ukse pealt sisse tulla ei julge. Ta on teiste aitaja, ta tegeleb just selliste asjadega, mis on kristlik halastustegevus, aga kirikuksi sisse tulla ei julge. See piir on südame sees, sest kui ma juba kord astun, siis tagasi teed ei ole ju enam. Ja me just lugesime Matteuse evangeeliumist, kus Jeesus sõitles neid linnasid, kus ta oli andnud tunnistust taevariigist, teinud imesid ja ütleb nendele linnadele niimoodi, et teie tulevik on hullem kui Soodomul ja Gomorral, sest nemad ei teadnud, millega nad riskivad. Teile on antud tunnistust, te teate ja te teete ikka edasi. Nii et see võib olla üks põhjus, miks inimene ei julge tulla kirikusse, sest kui ta on juba kord tulnud, siis see süda hakkab sees närima, see valu ja see, et ma ju teen midagi teisiti, mida ei peaks tegema. Selleks on kirikut vaja, me peame olema olemas. Kui täna inimesed käivad kirikust mööda, neil on meelepärasemad igasugused ööklubid ja muud lõbustusasutused ja selline, ütleme, elunauding, siis mis seal ikka? Ega ükskord saab see pidu läbi, aga siis on ju vaja, et kiriku uks oleks veel lahti tehtud. Siis on lootust. Sest meil on ju meeleparanduspöördumise näiteks ju too teine röövel, kes, kui nad kolmekesi risti löödi Jeesus keskele, üks röövel pilkas, aga teine ütles, et meie ei ole midagi head siin elus teinud, ainult kurja, ja pöördus Jeesuse poole, et mõtle mu peale oma taevariigis, ja temast sai paradoksaalsel kombel esimene pääsenu. Sellega, ja kusjuures see toimus situatsioonis, kus tema surmamine, tapmine oli ju täide viidud, ainult et surm ei olnud saabunud veel. Et see oli see kõige viimasem hetk, kus tulla meeleparandusele. Edasi on juba meie jaoks ka, kui see meeleparanduse hetk on olnud, siis ju algab väga ränk ja raske tee. Sest kuidas me meie isa palve lõpus ütleme, et ära saada meid mitte kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Seda palvet me liturgias ütleme, tänapäeval on ta kahjuks väga, niisugune, ütleme, seda ei mõistetagi, sest ta on palve, mida meie ütleme siis, kui Kristus on juba meie keskel, annid on pühitsetud, Kristus on füüsiliselt meie keskel. Ja siis saavad need sõnad arusaadavaks, selle tähendus, sest kui me olles oma südametega taevariigis, ütleme issandale, et ära saada meid kiusatusse, ehk siia maisesse maailma, sest siin me ilma sinu abita ei jää püsima, vaid päästa meid ära kurjast. See on tegelikkus. Kahjuks minu tee ei ole ka Kristuse juurde olnud selline
noh, ütleme, kiire ja sirge. Mul on antud aega sügavalt kasvada ja asjad enda jaoks selgeks mõelda. Et kui me teeme sellest endale mängu, siis ei ole sellel mõtet. Mingem teatrisse. Seal on puhvet, seal saab head ja paremat. Ma ütlen niimoodi naljaga pooleks ja etendus on ilus. Aga kui me tahame saada päästetud, siis me tuleb tulla kirikusse ja tulla päriselt, mitte lihtsalt, et oi, ma olen nüüd ristitud, halleluuja, see ei vii mitte kuhugi. See on enese petmine.